Tere tulemast Statistikaameti ja Sotsiaalministeeriumi vaesuse pressikonverentsile. Mina olen meediasuhete juht Susann Kivi ja õige pea tutvustab Statistikaameti juhtiv analüütik Epp Remmelg viimaseid absoluutse vaesuse, suhtelise vaesuse ja ilmajäetuse andmeid. Pärast Eppu ettekannet räägib Sotsiaalministeeriumi majandusliku toimetuleku poliitikajuht Kati Nõlvak sellest, millist tähendust siis need tänased värsked andmed poliitika kujundamisele omavad. Teie küsimused ettekannete kohta on väga oodatud nii siin saalis kui ka otseülekande all kommentaariumis. Küsimuste vastuste vooru jätame siis pärast ettekandeid. Tänane otseülekanne ja ka ettekande slaidid, need lisame Statistikaameti kodulehele pressiteate juurde. Minu poolt praegu head kuulamist ja Epp, palun. Tere ka minu poolt. Olen siis Epp Remmelg ja rahvastiku- ja sotsiaalstatistika osakonnast. Tutvustan siis Eesti sotsiaaluuringu andmeid. Eesti sotsiaaluuring on iga-aastane uuring, mis toimub juba alates 2004. aastast, mis on üle Euroopa ühtse metoodika järgi. Ja see on siis uuring on meile aluseks nende näitajate, mis olid siis sissetulek, suhteline vaesus, absoluutne vaesus ja ilmajäetus nende aluseks. Küsitlusperiood on meil jaanuarist maini, 25. aastal oli, valimi suurus on 7500, vastas kuskil 66,5% ja ehk see teeb kokku meil kuskil 9500 isikut. Valim on koostatud sedasi, et on laiendatav kogu elanikkonnale ja vaadeldav siis ka maakondade kaupa. Me küsitleme, kuid sissetulekuandmed, mis on siis aluseks vaesuse näitajatele, me saame registritest. Sissetulekuandmed on meil võetud, kasutame sissetulekuandmeid siis 24. aasta omasid, seks need näitavad kogu aasta sissetulekut, aga ilmajäetuse näitaja puhul see näitab siis 25. aastat, seks seda me kogume küsimustikuga. Sissetulek. Sissetulek ei ole meie mõistes palk, sissetulek on meie mõistes kogu sissetulek, mis leibkond saab, mis inimene saab. Seal on palgatulu, seal on siirded, kõik igasugused toetused, hüvitised, pensionid, lastetoetused, hooldatoetused, kõik niisugused. Siis eraldi moodustab ettevõtlustulu, kui keegi teeb eraisikuna mingisugust toodet müüb, omanditulu, sealhulgas siis dividendid, intressid, niisugused asjad ja ka teistelt leibkondadel saadud maksud. Ja maha me lahutame siis kõikidest sellest sissetuleku komponentidest, lahutame maha need, mis leibkond maksab teistele ära regulaarselt ja siis varalt maksud, näiteks maamaks. Meie kasutame vaesuse andmete puhul ja seda kasutab kogu Euroopa ekvivalent netosissetulekut. Ekvivalent netosissetulek on sissetulek, mis arvestab leibkonna koosseisu. See tähendab, et kui meil liidame kogu leibkonna kõik sissetulekud kokku ja näiteks leibkond saab kokku 33 000 aastas, siis me ei jaga mitte antud juhul seda 4-ga, nagu on 4-liikmeline pere, võt me vaatame, et igal inimesel on oma kaal. Kaal on OECD poolt välja töötatud ja see on siis sedasi, et kuna inimesed jagavad ühist eluaset, ühist kööki, ühist külmkappi, siis esimene inimene on kaaluga number 1, teine iga täiskasvanud, kes on 14 aastat vanem, on kaaluga number 0,5 ja lapsed on kaaluga 0,3. Liites need kaalud kokku, siis me jagame selle kogu sissetuleku nende kaalude summaga, et antud juhul 2,3-ga, mitte 4-ga. Ja sedasi tuleb siis ekvivalent netosissetulek leibkonna liikme kohta. Kui me vaatame nüüd Eesti elanike keskmist sissetulekut allikate järgi, siis siin me näeme, et 24. aastal on kogu netosissetulek kuus kasvanud 78-79 eurot, olles nüüd siis 1175 eurot. See kasv on enam-vähem sama suur, kui oli aasta tagasi. Sissetuleku komponentidest 66% moodustab sissetulek palgatööst. See on siis käesoleval aastal kasvanud 7% võrra. Teine suurem sissetuleku komponent on siirded, et need on siis, tuletan meelde, kõik pensionid, lastetoetused, muud hüvitised.
need moodustavad kuskil 25% kõigest sissetulekutest ja nende seas on siis pensionid ja lastetoetused. Kui me vaatame, mis on muutus, siis muutus on see, et kui 23. aastal kogu sissetulekus tõusis rohkem siirete osakaal kui palgatöö osakaal, siis nüüd on tõusnud sissetulekud 7%, palgatöö 7% ja siirded on tõusnud vähem. Ja sealhulgas siis pensionid on tõusnud nagu 10% võrra komponendi osas ja lastetoetused on vähenenud. Need, mitte lastetoetused, vaid peretoetuste hulgas on toimunud vähenemine. Nii, kui me nüüd lähme vaatame siis keskmist ekvivalent netosissetulekut 6 leibkonna liikme kohta maakonniti, siis me näeme see ülemine horisontaaljoon näitab, et meie keskmine ekvivalent netosissetulek leibkonna liikme kohta on tõusnud 100 pluss eurot ja see on siis 1639 eurot kuus. Maakonnad on meil erinevad, üle keskmise sissetuleku leibkonna liikme kohta saavad siis Harjumaal, Tartumaal, Hiiumaal on keskmine sissetulek kõrgem ja kõige madalam on Ida-Virumaal. Muutusi vaadates näeme, et sinna keskgruppi jääval maakondadel on muutused nagu kõige kõrgemad. Lääne-Viru, Lääne-Põlvamaal. Minnes nüüd leibkonna tüüpide juurde, siis keskmine ekvivalent netosissetulek kuus erinevates leibkonna tüüpides. Ühe liikme kohta sissetulek on kõige madalam ikkagi üksi elavate 65 pluss aastaste inimeste hulgas. Teine madalam grupp on siis üksikvanemad. Nendel on üks palgateenija, üks sissetuleku tooja, mis on loogiline. Mõlemas grupis on tõusnud sissetulek, kuid üksikvanemate hulgas on ikkagi sissetuleku tõus märgatavalt madalam. Vaadates teisi lastega gruppe, siis me näeme, et sissetuleku muutus on väga väike, praktiliselt olematu 24. aastal ühe lapsega perede hulgas. 2 lapsega perede hulgas on väikene kasv, aga ikkagi suhteliselt väike. Ja 3 lapsega paaride hulgas on väga suur kasv olnud sissetulekute osas 23. aastal ja 24. aastal on see aeglustunud. Vaadates nüüd lastega peresid lähemalt ja kõrvutades siis laste toetuste muutust ajas, siis 21. 22. on lastetoetused, sealhulgas lasterikka pere toetused püsinud kõik ühel tasemel. 23. aastal tõusid esimese, teise, 3. lapse toetused ja eriti palju tõusis lasterikaste perede toetused. Kui vaadata nüüd neid siis ekvivalent netosissetuleku muutust, siis me näeme, et 23. aastal on tõesti tõusnud hüppeliselt vähemalt 3 lastega perede sissetulek, kuid 24. aastal on kasv olnud väiksem ja eriti väike kasv või muutus on siis just nimelt nendel 1 ja 2 lapsedega paaride hulgas. Siin me nüüd tegime natukene, proovisime aru saada, kus on põhjuseid, siis põhjuseid nägime, et töötuse määr meie 1 lapsega paaride hulgas on kasvanud töötuse määr ja töötuse määr on kasvanud ka paljulapseliste perede hulgas. Edasi minnes, vaatame siis nüüd üheliikmelisi peresid, kuidas nendel on muutus ajas olnud. Alumine horisontaaljoon näitab meile keskmise pensioni kasvu. Keskmine pension kasvab kiiremini kui keskmine sissetulek, ekvivalent netosissetulek. Mis teeb seda, et vahe siis üksik alla 65 aastaste ja üksik üle 65 aastaste tasapisi väikese protsendi võrra kogu aeg väheneb. Siin võib tuua välja lihtsalt selle, et 65 aastastel ja vanematel oli siis suurenes ekvivalent netosissetulek 98 eurot kuus
ja üksikutel alla 65-aastastel 117 eurot kuus. See oli nüüd siis ekvivalent netosissetulek leibkonna liikme kohta. Minnes vaesuse juurde, siis jällegi räägin kõigepealt ära vaesuse terminid. Suhteline vaesus on vaesus, mis näitab siis sissetulekute jaotust riigis. Ehk seda kasutatakse ebavõrdsuse hindamisel. Et otseselt me ei saa ütelda, et kõik, kes on suhtelises vaesuses, et need inimesed elavad puuduses. Nad lihtsalt ei saa endale lubada nii seda tavapärast, mida peetakse ühiskonnas tavaliseks, mida saab ka enamus endale lubada. Ja siin ma nagu ma juba ütlesin, et suhtelise vaesuse näitaja siis saadakse eelmise sissetuleku aasta kohta ja veel kord olen üle täpsustanud, et suhteline vaesus ei saa kunagi olla nullseks, siis saaksid kõik täpselt ühepalju sissetulekut. 24. aastal oli keskmine ekvivalent netosissetulek kuus, nagu ma eelmine juba ütlesin, 1639 eurot kuus ühe leibkonna liikme kohta. Kui me nüüd vaatame, mis oli mediaan, ehk see on siis see summa, kust rohkem saajaid ja vähem saajaid on täpselt ühepalju, siis see summa oli 24. aastal 1429 eurot. Suhtelise vaesuse arvutamiseks me võtame 60% mediaanist, ehk kõik inimesed, kes saavad mediaanist kätte ainult 60% või vähem, saavad alla 858 euro kuus leibkonna liikme kohta, neid inimesi peetakse suhtelises vaesuses olijateks. Ebavõrdsus tunnetavateks. Suhteline vaesus 24. aastal langes. Suhtelises vaesus näitaja on 19,4%. Suhtelist vaesust tunnetab 263 200 inimest meie andmetel. Absoluutne vaesus, räägime terminid ära, absoluutne vaesus on nüüd tõesti vaesus, absoluutses vaesus inimene on päriselt vaene. Absoluutses vaesus oleva inimese ekvivalent netosissetulek on väiksem kui arvestuslik elatusmiinimum. Ja elatusmiinimum on see summa, millega inimesel peaks hing sees olema, peaks olema kaetud minimaalne toidukorv, minimaalne eluase ja minimaalne individuaalse tarbimise jaoks vajalik summa. Ja 24. aastal oli siis absoluutse vaesuse piiriks ehk elatusmiinimumiks ühe inimese kohta 346 eurot. Tõusis see möödunud aastaga võrreldes ainult natukene, ainult 8 eurot. Nii, kas ma nüüd vajutasin kuhugi valesti kohta? Veel üks teooria. Me kasutame ka siin absoluutse vaesuse juures ekvivalent netosissetulekut, kuid tarbimiskaalud on suuremad. Lihtsalt märkusena. Minnes edasi, siis absoluutne vaesus kasvas kuskil 8000 võrra inimese võrra suurenes absoluutses vaesuses olevate inimeste arv 24. aastal ja on nüüd siis 3,3% juures. Kui vaadata seda nii ekvivalent netosissetulekut, absoluutset vaesus kui suhtelise vaesuse piire, arve ajas, siis me näeme, et kõik ilusti keskmine sissetulek, mediaan sissetulek, suhtelise vaesuse piir on kõik ilusasti kasvanud, väikese nõksu, paralleelselt kasvanud väikese nõksu teeb sisse 21. aasta, kus toimus meil teise pensionisamba väljavõtted. Ja kui me vaatame all olevat siis absoluutse vaesuse piiri, siis absoluutse vaesuse piir püsis aastaid kuni 21. aastani suhteliselt tasa, muutus tõusis mõne euro võrra, kui kuni 22. aastani, kus toimus järsem hinnatõus, absoluutse vaesuse piir tõusis. Ja nüüd on sinna jäänud, eelmine aasta ta tõusis, üle-eelmine aasta 70 euri, üle-eelmine siis 23. aastal kuskil 30 pluss euri ja nüüd tõusis 8 euri. Siis see hindade tõus on toonud selle, et 21. aastal, kui meil oli absoluutne vaesus ainult 1,4% juures, siis 22. aastal tõusis meil absoluutne vaesus ja ta on jäänud nüüd viimased 3 aastat sellele tasemele püsima. Tänasel 24. aastal absoluutse vaesuse osakaal 3,3%,
ei ole nüüd midagi harukordselt kõrget, sellise tase oli ka kuskil 2016. aastal. Suhteline vaesus, mis näitas siis nüüd ebavõrdsust, me näeme ülemist joont, on viimased aastad olnud langustrendis. Miks mul siin graafikul on alates 2012, sellepärast, et need andmed on kõige paremini võrreldavad. Enne seda me kogusime sissetuleku andmeid peamiselt küsimustikuga, aga alates sellest aastast, 2012. aastast on registri andmed ja me näeme, et meie suhteline vaesus on selle perioodi madalaimale tasemele langenud. Vaatame suhtelist vaesust vanusegrupiti. Suhtelises vaesuses on kõige suurem hulk 65 pluss aastas inimesi. Sellepärast, et vanaduspension, kui inimene käib ainult, saab vanaduspensionit, siis see ei kata tema, siis ta ei ulatu suhtelise vaesuse piirini, ehk see vanaduspension jääb alla suhtelise vaesuse piiri. Aga meie pensionäride hulgas on tööhõive suurenenud, pensionid kasvavad ja suhteline vaesus 65 pluss hulgas väheneb. 24. aastal on 65 pluss inimeste hulgas suhtelise vaesus 33,7%. Suhteline vaesus on vähesel määral vähenenud ka 50 ja kuni 64 aastaste hulgas, kuid suhteline vaesus on tõusnud meil laste hulgas. 0–17 aasta vanuste hulgas on suhteline vaesus tõusnud üle 2% punkti võrra. Suhteline vaesusele kõrval on nüüd need madalamad tulbad, punane, sinised, näitavad absoluutset vaesuse muutust. Pensionäride puhul õnneks meil absoluutses vaesuses inimesi ei ole, selleks isegi rahvapension on suurem kui elatusmiinimum, kuid absoluutse vaesuse andmeid kõrvutades eelmise aastaga, siis me näeme, et kõige suurem, võiks öelda isegi, et ligi 2-kordne tõus on olnud laste hulgas 0–17. Väiksem tõus on siis juba vanemates gruppides. Et kui saame öelda, et 8000 absoluutses vaesuses inimest tuli juurde, siis me näeme, et kus on see peamine juurdetuleku osakaal. Vaadates nüüd suhtelist ja absoluutse vaesuse määra muutust leibkonna tüübiti, siis jällegi üksikud, 60, vaatame jälle kollast rohelist, kui üksikud 65 aasta ja vanemad, nendel on kõige rohkem neist on siis suhtelises vaesuses. Kuid, nagu ma juba ütlesin, kasvav tööhõive, kasvav pension on viinud suhtelise vaesuse 65 pluss üksikute leibkondades 62%. See on nüüd tõesti nagu 10 aasta kõige madalam tase, et meie andmetel nii madalale varem ei ole see langenud. Samatmoodi on langenud siis ka pensioniealiste paaridel suhteline vaesus, kuid kui me vaatame siis suhtelise vaesuse tulpasid nagu lastega perede hulgas, siis me näeme, et seal on tõusud. Et üksikvanemate hulgas, kui aasta tagasi, kus oli suur lastetoetuste ja lasterikaste perede toetuste tõus, tõusid kõikidel lastega peredes langesid kõikidega lastega peredes suhtelises vaesuse protsent, kuid nüüd 24. aastal tõusis suhtelises vaesuses olevate hulk lastega peredes. Lastega perede suhtelise vaesuse tõus on kõige suurem üksikvanematega peredes loomulikult ja ühe lapsega peredes üllatuslikult. Vaadates sinna arvudesse sisse, me näeme, et nendes leibkonnatüüpides on paraku tõusnud töötuse määr, suurenenud töötuse hüvitised ja kasvanud ka mitteaktiivsete arv. Samades gruppides on toimunud ka absoluutse vaesuse tõus. Et üksikvanematega peredest 11% tajuvad siis on 24. aastal absoluutses vaesuses. Maakondade lõikes on pilt erinev.
ja erinev ei ole mitte sellepärast, et nad on erinevad maakonnad, vaid erinev pilt on sellepärast, et seal on erinev rahvastikustruktuur, erinev vanusegrupid, erinev palgatase. Et on maakondi, kus on iga 7. inimene suhtelises vaesuses, aga on ka maakondi, kus on iga 3. inimene suhtelises vaesuses. Viimane on siis Ida-Virumaa, iga 3. ja rohkem suhtelises vaesuses. Ja suhteline vaesust vähem on traditsiooniliselt ikka meil pealinna ümbruses, Harjumaal, Järvamaal, Raplamaal viimastel aastatel ja Tartumaal. Suhteline vaesus on enamus maakondades vähenenud, on üksikuid, kus on see väga väikese protsendi võrra tõusnud. Minnes nüüd meie 3. näitaja juurde on ilmajäätus, mida inimesed siis ise hindavad. Mitte ei võtame kuskilt registrist, vaid küsimustikus küsitakse 13 komponendi kohta. Need 13 komponenti on kõik siin välja toodud. Piisavalt soojana eluaseme hoidmine, ettenägematud kulud, kui tuleb vajadus 807 euro järgi, kas on selleks võimalus neid katta, üle päeva liha, kala söömine, sellised. Ja kui neist 13 komponendist sa ei saa endale lubada 5, siis peetakse sind ilmajäätuks loetakse. Ilmajäätus 24. aastal ei muutunud. 23. aastal oli 7,7% ja 24. aastal on 7,7%. Rahvaarvu tõttu on see ilmajäätuses olevate inimeste arv vähekene vähenenud. Ilmajäätusele üldse on viimased 5-6 aastat, nii kaua kui me sellise metoodika järgi seda kogume, arvutame, jällegi Eurostatist ette antud, siis ilmajäätus on kõikunud kogu aeg selle 6-7% hulgas, nii et oluliselt palju madalamal ei ole olnud. Kui vaadata siis, et millest inimesed kõige rohkem puudust tunnevad, siis kõige raskem on inimestel hakkama saada ettenägematute kuludega, kui see on suuremad kui 807 eurot. Et sellises kohas põrkub siis, ei saa sellega hakkama kuskil lausa 36% kõigist Eesti elanikest. Ja kord aastas kogu perele nädalas puhkust ei saa endale lubada 26% leibkondadest. Ja 20% väidavad, et ei ole võimalik välja vahetada vajadusel mööblit. Kõige rohkem kasvanud on nende inimeste hulk, kes ütlevad, et nad peavad kokku hoidma ja ei saa endale lubada regulaarselt mõnda huviala tegevust. Teistes on juba siin need osakaalud väiksemad. Ja vaadates nüüd viimast graafikut, kus on siis inimeste hinnang sellele ilmajäätusele ja siis kui palju miskis leibkonnagrupis, millises leibkonnagrupis on ilmajäätuid, näeme, et ilmajäätus on kõrge ikkagi üksikvanemate hulgas. Need nüüd viimased jooned näitavad 25. aastat, roosad jooned 24. aastat ja on võrreldavad siis sissetuleku aastaga. Ja vähem ilmajäätust tunnevad siis tööealised ja paarid. Ja kui me nüüd teeme selle kõik kokkuvõttes, siis saame öelda, suhteline vaesus langes 0,8% võrra, olles 19,4%. Suhtelises vaesuse piiriks on 6,850, kui inimene, suhtelises vaesus on inimesed, kelle leibkonna liikme sissetulek on 850 eurot või vähem. Absoluutses vaesus tõusis 0,6% punkti, jäädes eelmiste aastatega võrreldavale kõrgele tasemele 3,3% kogu elanikkonnast. Vaesuse piir 346 eurot. Suhteline vaesus vähenes vanemaealiste hulgas, tänu tööhõivele ja tõusnud pensionitele, kasvas lastega perede hulgas. Ilmajäätust koges täpselt sama suur protsent inimestest ühiskonnas kui aasta varem. See on nüüd siis kokkuvõte meie Eesti sotsiaaluuringu selle aastastest andmetest. Ma ei tea, jätkab vist Kati kohe. Sul tuleb siit otse järjest. Ja.
Ja tervist, mina olen Kati Nõlvak, Sotsiaalministeeriumi majandusliku toimetuleku poliitikajuht ja esmalt loomulikult suured tänud Statistikaametile ja kõikidele teistele osapooltele, kes aitasid Eesti sotsiaaluuringut läbi viia ja tänu kellele meil need andmed täna ka olemas on. Enda ettekandes ma teen lühikese ülevaate, miks on meie jaoks tegelikult sellised vaesuse näitajad olulised, milleks me neid kasutame ja milliseid meetmeid ja milliseid samme me siis oleme astunud, et omalt poolt aidata seda vaesust vähendada. Ja me teame ju erinevatest tulevikuprognoosidest, et me seisame tulevikus üsna sellise põneva demograafilise väljakutse ees. Meil on ühelt poolt rahvastiku vähenemine, teiselt poolt meil on rahvastiku vananemine ja vananevates heaoluühiskondades, nii nagu Eesti tegelikult on, tõuseb ka nõudlus erinevate sotsiaalteenuste ja sotsiaaltoetuste järgi ja see omakorda kõik seab tegelikult surve alla meie erinevad sotsiaalkaitsesüsteemid, et nad oleksid jätkusuutlikud mitte ainult mõne aasta pärast, vaid ka pikemas perspektiivis, et 10 aasta pärast, 25 aasta pärast ja ka edaspidi. Ja neid prognoose ja trende me saamegi tegelikult selle jaoks kasutada, et meie piiratud ressursside juures me saaksime paremini otsustada, et kuhu ja kellele me siis peaksime esmajoones oma ressursse suunama. Ja rääkides siis meie tänasest sotsiaalkaitsesüsteemist, et ilmselt mõned kiiremad on jõudnud juba vaadata ka Statistikaameti kodulehele ja sealt on näha ka, kui palju oleks inimesi siis suhtelises vaesuses, kui meie tänast sotsiaalkaitsesüsteemi ei oleks. Et kui muidu on meil suhtelise vaesuse määr, et mis just avalikustati 19 ja natukene peale protsenti, siis ilma meie tänase sotsiaalkaitsesüsteemita oleks siis suhtelises vaesuses 38,7% ehk siis peaaegu 524 000 inimest. Ehk siis tänu tänasele sotsiaalkaitsesüsteemile me oleme vähendanud suhtelist vaesusest ikkagist peaaegu poole võrra. Ja veelgi marginaalsem muutus oleme suutnud absoluutse vaesuses elavate inimeste osas teha. Et tõepoolest see number ju kasvas 3,3%-ni, aga ilma meie tänaste sotsiaalsete siireteta oleks absoluutses vaesuses lausa 23,3%, ehk siis tegelikult tervikuna meie sotsiaalkaitsesüsteemid töötavad, aga see ei tähenda, et me võiksime loorberitele puhkama jääda, sellepärast et nii nagu siit statistikast välja tuli, siis me peame vaatama sisusse, me peame vaatama leibkonnatüüpide kaupa ja paraku on meil siiski neid leibkonnatüüpe, kelle osas on suhteline vaesus kui ka absoluutne vaesus tõusnud. Ja kui me räägime ka sellistest pikemaajalistest eesmärkidest, siis selline keskpikk eesmärk, et selle me oleme kirja pannud ju tegelikult meie heaolu arengukavas, mis kiideti heaks üle-eelmisel aastal ja selle heaolu arengukavaga me oleme võtnud endale Eesti riigis eesmärgiks, et meie riik oleks koht, kus meie inimesed on hoitud, meil on vaesust, ebavõrdsust vähendatud ja meil on kõikidel toetatud pikk ja kvaliteetne tööelu. Tegemist on eelkõige justkui sotsiaalvaldkonna arengukavaga ja me oleme erilise tähelepanu alla siis toonud lapsed kui pered kui ka vanemaealised. Aga kui te näete nüüd siis selle slaidi peal, siis neid mummusid on siin natukene rohkem ja koostöös siis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga eelkõige siis nende eestvedamisel me seisame selle eest, et ka tööhõive püsiks ikkagist kõrge ja kvaliteetsed töötingimused aitaksid siis pikemalt ja tervemalt ka tööelus ikkagist kaasa teha. Ja kui ka siinkohal rääkida numbritest, et just, et üks on ju see kokku lepitud just kui sõnastus ja eesmärk, aga me oleme sinna pannud ka mõõdikud taha, et kuhu me tahame jõuda aastaks 2030. Ja aastaks 2030 me tahame jõuda sinnamaale, et suhtelise vaesuse
ja tõrjutuse määr, mis on natukene kõrgem piir, kui on lihtsalt suhtelise vaesuse määr, siis me soovime jõuda sinna maale, et see oleks 21% või siis ka vähem. Ja laste vaatest me oleme tegelikult seadnud veelgi ambitsioonikama eesmärgi. Me soovime, et aastaks 2030 me jõuaksime sinna maale, et laste suhtelise vaesuse ja tõrjutuse määr oleks langenud kas siis 15% või siis ideaalis ka alla selle. Ja nii nagu Statistikaamet juba tegelikult välja tõi, siis suhteline vaesus ju tegelikult oma olemuselt ei kao mitte kunagi. Suhteline vaesus näitab sissetulekute ebavõrdsust. Ehk kui me mõõdame mingisuguseid vahemikke ja paneme sinna vahemikke kusagile ühe piiri, siis keegi jääb alati sellest piirist üle, keegi jääb alati sellest piirist alla. Ehk siis suhteline vaesus näitab sissetulekute ebavõrdsust. Minnes nüüd juba konkreetsete leibkonnatüüpide juurde, siis enne kui me sukeldume Eesti olukorda, siis me ju tegelikult Sotsiaalministeeriumis üsna pingsalt vaatame, aga mis toimub ülejäänud Euroopas. Ja laste ja perede vaatest on meil tegelikult siin põhjust rõõmustada, sest läbi mitmete aastate on Eesti näitajad olnud seal ikkagist oluliselt paremad. Et kui keskmiselt on Euroopas umbes 24% lastest suhtelises vaesuse ja tõrjutuses, siis Eestis on see näitaja oluliselt madalam, kuigi me ei ole veel oma sihtmärgini jõudnud, on Eestis siiski see näitaja oluliselt madalam ja me oleme parima 10 riigi seas. Aga tööd on vaja siin jätkuvalt veel teha. Tulles tagasi nüüd Eesti tasandile, siis Statistikaamet ettekandest tuli ka välja ju, et üksikvanemad on üks sihtgrupp, kes vajavad rohkemat tuge ja me oleme küll viimastel aastatel sinna rohkem tähelepanu pööranud, aga tundub, et me peame seda edaspidi veelgi rohkem tegema. Me oleme tõstnud üksikvanemate laste toetust, meil on elatisabi kahekordistunud ja me oleme reformimas ka meie toitjakaotus pensionisüsteemi ja alates siis järgmise aasta 1. oktoobrist asendub see toitjakaotus toetusega. Ja kui me räägime sotsiaalkaitsesüsteemist, siis toetused on ainult üks osa sellest. Hästi oluline osa sellest süsteemist on ka teenused. Ja kui me räägime teenustest, siis teenuste puhul on hästi oluline ka see, et ühelt poolt, et see teenus oleks olemas, aga teiselt poolt, et see teenus oleks ka reaalselt kättesaadav, see oleks kättesaadav nii ajaliselt, see oleks kättesaadav nii geograafiliselt ja see oleks kättesaadav ka rahaliselt. Ja praegu on siis meie suuremad sellised poliitikakujunduslikud tegevused suunatud siis eelkõige näiteks rehabilitatsiooniteenuste parendamistele ja seda just erivajadustega laste vaatest kui ka näiteks kasuperede tugisüsteemi toetamisele. Laste ja peredest rääkides üheks oluliseks sõlmkohaks on ju tegelikult ka töö ja pereelu ühildamine, et nii nagu eelnevast ettekandest tuli välja, et kõige suurema osakaalu sissetulekut moodustab just palgatulu ja järgmisest aastast on siis nõnda, et meie lapsevanemad, kes jagavad siis vanemahüvitist, neil on võimalik siis teenida veel täiendavat tulu ilma, et vanemahüvitis väheneks. Ja igasuguste erinevate arendustegevuste osas on olulinegi ju hinnata, kas meie senised tegevused on olnud tõhusad, mida me peaksime veel parandama, et see on siis nii-öelda tagasivaade minevikku. Teiselt poolt on oluline vaadata just ka tulevikku. Ja tuleviku tarbeks juba natuke aega tagasi avalikustasime ka selle laste saamise ja kasvatamise toetamise analüüsi. Jah, see on saanud erinevat tagasisidet, küll aga tänu sellele analüüsile on meil siiski vähemalt 15 erinevat ettepanekut, millega võiks siis edaspidi meie laste ja perede olukorda parandada ja just need samad numbrid, mis äsja ka avalikustati, aitavad meil siis edaspidi otsustada, et milliste meetmetega ja millises ulatuses sealt edasi minna.
Kõige selle juures me peamegi arvestama, nii nagu ma alguses välja tõin, meie piiratud ressursse ja seda olulisem on siis vaadata, kuhu ja kuidas siis me seda oma teravikku suuname. Teine oluline sihtgrupp on meie vanemaealised ja läbi mitmete aastate on tegelikult meie vanemaealiste suhteline vaesus olnud üsna kõrge ja teades, et meie ühiskond on vananev, meie ühiskond on vähenev, siis vanemaealistele suunatud poliitikakujunduses me peame olema siis juba eriti laiahaardelised, et me peame vaatama, mida me teeme tänaste meetmetega, mida me teeme selle jaoks, et ka pikemas perspektiivis oleks vanaduses hea elada. Ja see, et meie üksi elavate pensionäride olukord on nii palju paranenud, see on ainult rõõm. Ja ma loodan, et üha enam on selle osaga või selle tõusu taga ikkagist pensionite tõus ja vähem töötamine. Samas mul on hea meel, et meie eakad on ikkagist nii terved, et nad suudavad tööl käia. Ja ka vanemaealiste puhul me ei saa ju üle teenustest. Ja üks viimaste aastate suurimaid reforme on olnud just hooldereform. Ja riik tuleb siis appi hooldekodukoha eest maksmisel. Tõesti, ka siin on erinevaid parenduskohti, aga siiski ta on selline põhimõtteline, oluline samm sinnapoole, et hooldekodukoht oleks meie eakatele ikkagist kättesaadavam. Ja kui aastal 2022 pidi siis oma osalusena välja käima keskeltläbi 78% sellest kogutasust, siis aastal 2024 pidi siis välja käima 52% kogu sellest hooldekodukoha siis tasust, mis on ikkagist märkimisväärne langus. Ja kui me mõtleme tuleviku peale, siis pensionisüsteem oma olemuselt ju tugineb 3 sambale. Esimene sammas on see, mis on riigi poolt tagatud. Teist sammast saab inimene natukene rohkem juba mõjutada. 3. sammas on siis juba peamiselt täielikult inimese kontrolli all. Ja et inimesed saaksid siis teadlikumalt ja targemalt oma tulevikku ka ise kujundada, siis me olemegi käivitanud sellise laialdasema pensionitarkuse levitamise ja meil on eraldi ka pensionitarkuse strateegia. Ja muide, siinkohas ma teen ühe üleskutse, et tänu Euroopa Liidu rahastusele on meil võimalik pakkuda pensionitarkuse tasuta nõustamist. Seda nõustamist teevad meie inimesed üle Eesti, nad teevad seda nii füüsiliselt kui virtuaalselt, nad teevad seda nii individuaalselt kui grupiviisiliselt ja päris mitmed tööandjad on meid täna juba üles leidnud ja kutsuvad meie pensionitarkuse nõustajad oma töökollektiividele pensionitarkusest rääkima ja suunavad inimesi siis oma tuleviku peale mõtlema. Seega soovitan kõigile Sotsiaalministeeriumi lehelt üles leida märksõna pensionitarkus ja siis sealt leiab juba konkreetsed märksõnad, et neid nõustajaid enda juurde siis kutsuda. Ettekande alguses ma mainisin ka, et meile on oluline, et meie pensionikaitsesüsteemi või sotsiaalkaitsesüsteemid oleksid jätkusuutlikud ka pikamas perspektiivis. Ja järgmisel aastal meil ongi siis plaanis ette võtta selline detailsem ülevaatus, mille tulemusena siis peaks sündima pensionisüsteemi jätkusuutlikkuse analüüs, mis omakorda on tegelikult aluseks siis pensionistrateegia loomiseks ja seda lausa aastani 2070. Seega me tegutseme teadlikult üsna mitmel rindel selle nimel, et ka meie tuleviku vanemaealistel oleks inimväärne vanaduspõlv. Üks sihtgrupp, keda Statistikaamet eraldi välja ei toonud, küll aga me teame erinevatest teistest uuringutest, et puuetega inimeste olukord on ka tegelikult keskmisest natukene kehvem ja ka siin me oleme pidanud siis tegema valikuid ja me suunasime teravikku eelkõige sinna, kus on see abivajadus kõige suurem. Ja me oleme suurendanud siin raske ja sügava puudega laste toetusi ja ka sügava puudega tööealiste toetusi. Ja sarnaselt siis pensionitele me indekseerime ka töövõime toetust igal aastal.
Ja lisaks nendele toetustele, et kui me räägime siis just puuetega inimestest, siis nende jaoks on hästi oluline ka erinevate abivahendite kättesaadavus ja alates selle aasta algusest siis tõusid mitmete liikumis- ja nägemisabivahendite kui ka inkonentstoodete riigi osalus, mis tähendab seda, et inimene peab edaspidi väiksemat summat välja käima ja riik siis toetab siinkohal rohkem. Ja alates siis selle aasta septembrist on võimalik saada soodustingimustel abivahendit ja nõnda, et selle jaoks ei pea olema tuvastatud puude raskusaste. Näiteks laste puhul on nüüd kõikidel lastel abivahendi soodustus 90%, et kui enne ta oli diferentseeritud, siis tänaseks enam ei pea olema puude raskusastet määratud ja kõikidel lastel on see soodustus 90%. Siiski, kui kõik need eelnevad turvavõrgud on jäänud liiga hõredaks, siis meil on veel eraldi meetmed enim puudust kannatavatele inimestele. Ja nii nagu juba eelnevalt välja tuli, siis parim kaitse vaesuse vastu on töö, eelkõige just tasuv töö. Ja me teame ju, et meie alumise ja ülemise palgaastme vahe on rohkem kui 5-kordne ja see, et ülemises astmes makstakse kõrgemat töötasu, on suurepärane ja kiitused siinkohal tööandjatele. Küll aga alumine ots on see koht, kus riik saab natukene appi tulla ja alampalga läbirääkimiste kaudu siis seda piiri natukene ikkagist ülespoole nihutada. Ja kui kõikidest nendest turvavõrkudest on väheks jäänud, siis on võimalik taotleda ka toimetulekutoetust. Ja me oleme just seda toimetulekutoetuse süsteemi ka kaasajastamas ja meil on ühtekokku tulemas seal üle 20 erineva muudatuse, mis kõik peaksid siis seda süsteemi muutma natukene lihtsamaks, kergemini mõistetavamaks ja nende muudatuste peamisteks võitjateks saavadki olema eelkõige siis lapsed ja just õppivad lapsed. Ja eriti märkimisväärne on see, et kui me räägime eelarvestrateegiast, siis toimetuleku piir järgmisel aastal tõuseb ja eelarvestrateegiasse on lausa sisse kirjutatud, see ei ole küll täna vastu võetud, loodame, et see siiski võetakse vastu, juba täna on sinna kirjutatud, et toimetuleku piir tõuseb ka ülejärgmistel aastatel, et varasemalt sellist asja ei ole olnud, et me juba mõtleme ülejärgmistel aastatel ette ja toimetuleku piir on sinna sisse kirjutatud. Kui Statistikaamet tõi välja, et meil oli eelmisel aastal absoluutses vaesuses 44 400 inimest, siis me teame, et toimetuleku toetust taotles 28 000 inimest, natukene alla selle. See tähendab seda, et tegelikult meil on terve rida inimesi, kes tegelikult kvalifitseeruksid sellele toetusele, aga mis iganes põhjustel, kas ta ei tea, kas ta ei julge, kas tal on olnud kuidagi keeruline selle teenuseni või toetuseni jõuda, siis mis iganes põhjusel ma siiski väga tungivalt soovitan kohaliku omavalitsusega ühendust võtta ja toimetulekutoetuse taotlus esitada, sest me näeme numbrite vahest, et meil on terve rida inimesi, kes tegelikult ikkagist võiks seda toimetulekutoetust saada. Ja ka inimpuudust kannatavate inimeste osas me tegeleme arendus- ja teadustegevusega. Üheks arendus- ja teadustegevuseks on meil elatusmiinimummetoodika uuendamine, ehk siis see on see baas, mille põhjal me selgitame välja, kui palju on inimesi üldse absoluutses vaesuses ja hetkel koostöös siis teadlastega ja ka Statistikaametiga siis me vaatamegi, et kas võib-olla seal metoodikas võiks olla veel sees mingid komponente, mida täna ei ole, kas toidukorv peaks olema natukene teistsugune, kui ta täna on ja nii edasi, ehk siis me oleme seda metoodikat uuendamas ja veelgi ambitsioonikam siis selline eesmärk on meil meie andmepõhisel projektil, ehk siis me püüame välja selgitada, et kas ja millises ulatuses oleks võimalik andmepõhiselt välja selgitada, kas inimesel on toimetulekutoetust vaja, ideaalmaailmas, miks mitte seda ka juba andmepõhiselt välja maksta ja seda kõike siis selle eesmärgiga, et säilitada viimases hädas oleva inimese väärikust ja siis vähendada tema koormust. Minu poolt aitäh ja annan sõna tagasi siis meie moderaatorile. Suur tänu, Epp ja Kati. Nüüd on aeg küsimusteks. Kas on saalis küsimusi, jah?
palun ütle ka, et kellele sa oma küsimust tahad suunata. Vaura Kooritsa Õhtulehest, et küsiks Epult, et ütlesid, et nende lastetoetuste puhul või lastega perede puhul annab tunda see, et 1 ja 3 lapsega peredes on tööpuudus kasvanud. Et aga kas on mingisugune oluline põhjus, et nagu, et just nendes peredes on tööpuudus kuidagi teravamalt hammustanud kui näiteks nendes peredes, kus on 2 last? Kahjuks andmed on väga-väga värsked, nii et me ei ole nii, ma panin sisse mikrofoni, on kõik hästi. Et ütlen siis niimoodi, et andmed on väga-väga värsked. Me ei ole saanud kõikides lõigetes kõigi lõpuni uurida, annab veel uurida, aga me vaatasime, et tõesti 1 lapsega perede hulgas oli tööhõive langenud rohkem kui 2 lapsega perede hulgas 24. aastal. Miks see niimoodi on? Seda me praegult veel täpselt ei tea. Me võime toetuda varasematele sotsiaalteadlaste uuringutele, kus sotsiaalteadlased on välja toonud, et 2 last soetavad rohkem kõrgema haridusega inimesed ja sissetuleku poolest suuremad. Aga seda me ei saa praegult sotsiaaluuringu põhjal veel öelda. Kas vastas midagi? Kas on veel küsimusi? Ei ole. Aga siis võime tänase pressikonverentsi lõppenuks kuulutada. Kui soovite intervjuusid teha, siis selleks on nüüd sobiv hetk. Aga meie väga täname ja järgmise korrani.